tegelikult see menopaus on siiski pigem selline ajuprobleem. Östrogeenset hormooni ei ole ja see, et ta mõjutab näiteks termoregulatsiooni keskust ajus ja teisi keskusi, miks me und ei saa, miks on ärevus, miks on, ütleme, selline võimetus nagu rõõmu tunda. Ma saan kohe aru ju, ütleme, kui ma vaatan tupelimaskesta, et kus ta oma östrogeeni tasemega on. Mis seda kaalutõusu otseselt põhjustab? Hakkab vähenema lihasmass ja lihas on ju see, mis kasutab palju kalorit, et meil nagu, ütleme, see keha koostis hakkab muutuma. On ka see tunne, et vöö on nagu paksemaks läinud, eks ju, aga võib-olla ta see kaalunumber ei olegi nii suurnud. Väga õige. Mida peetakse põiepõletikuks, see tihti ei ole nagu põletik, et seal ei pruugi mingisugused bakterid ega mitte midagi leida, vaid see on selline ärritus. See ongi just sellest, et need limaskestad lähevad selliseks hästi õrnaks ja haavatavaks. No üks asi on tupekuivus, aga paljudel naistel hakkab see vahekord ju muutuma ka valulikuks. Meil on täitsa olemas apteegis küpses eas naistele selline libesti või keel. See lihtsalt niisutab. Hyaluroon. Et see ei ole nagu libesti, et ta on lihtsalt mingi muu keel? Jaa, ta on kohe spetsiaalne keel. Tere ja aitäh, et sa vaatad ja kuulad podcasti Rokkides 100. Meie oleme Kaidi ja Britt ja täna meil on teema, mis puudutab absoluutselt igat naist. Mõnda võib olla rohkem, mõnda võib olla veidi vähem, aga täna me võtame menopausi nii-öelda pulkadeks. Ja meil on väga hea meel tervitada oma stuudios täna Kai Haldret, kes on tunnustatud naistearst üle 35-aastase kogemusega. Aitäh, Kai, et te saite tulla. Me oleme oodanud tõesti põnevusega mitu kuud, et millal teil tekib võimalus tulla, kuna te olete niivõrd hõivatud ja palju nõutud arst, nii et meil on hea meel, et naised saavad täna loodetavasti vastuseid oma küsimustele. Meil on nii palju küsimusi. Ja on tekkinud selline arusaam, et naised arvavad, et kui lõppevad nii-öelda päevad ehk siis menstruaaltsükkel, et siis ongi käes menopaus. Kuidas sellega tegelikult on? No menopaus kui definitsioon on tegelikult viimane menstruatsioon. Nii et see on see üks hetk, aga see on alati selline retrospektiivne, et ega seda kuidagi ennustada ei saa ja ette keegi ei tea, mis päeval see täpselt juhtub. Nii et see on siiski väga selline fikseeritud ajahetk, aga muidugi sellises käibejutus või kogu seda ülemineku iga ju nimetatakse teinekord menopausiks ja nii edasi, et see on nagu teine teema, mida me siin siis silmas peame. Nii et ikkagi päevad lõppevad siis, kui on nii see menopausi hetk ära olnud, et peale seda enam menstruaaltsükkel ei taastu? Jah, et see on viimane menstruatsioon ehk teiste sõnadega võrdub menopaus. Nii, enne seda on siis perimenopaus. Millal see võib juba tegelikult pihta hakata? No enne seda siis ütleme, kui me siin lähme võõrsõnade peale siis ja tahta nüüd väga niiviisi mingeid asju kastidesse panna, siis enne seda on ikkagi premenopaus. Nagu enne. Ja peri, need on erinevad. Ja peri on siis see asi, mis on enne ja pärast ja post on siis see, mis on pärast, eks ju, postmenopaus. Et kui me võtame võõrsõnadeks, aga see ajabki võib-olla, ütleme, selle inimese, kes meditsiinis ei ole ja kellele teema see igapäevaselt ei ole, et see ajabki väga peakese sassi, et räägiks kuidagi lihtsamalt, et on üleminekuiga ja on viimane menstruatsioon ja on võib-olla siis mõned aastad enne seda ja mõned aastad pärast seda, millal võib olla selliseid, nii nagu puberteedias üleminek, et on nagu sellised suured muutused, et see on siis ütleme analoogne periood või näiteks ka nagu raseduse aeg on ju väga suured muutused. Et need ongi sellised hästi suurte muutustega perioodid naise elus. Aga millal siis need menopausi muutused võivad juba alata naisel? See on äärmiselt individuaalne, et mida siin nagu silmas pidada, et osadel naistel lõpeb ju menstruatsioon selliselt, et tema käib ja ühel päeval ongi viimane ja enam tema rohkem ei tule ja oligi kõik. Aga siis teisel naisel võib olla niimoodi, et on selliseid ebaregulaarseid menstruaaltsükleid ja on suuremad vahed ja väiksemad vahed ja võivad olla ka vererohked ja siis on see märk sellest, et ühel päeval see menopaus saabub ja ta ei ole mitte väga kaugel enam. Aga tänapäeval väga paljud naised kasutavad ka näiteks hormoonspiraali või mingeid teisi hormonaalseid vahendeid, et ega siis nii täpselt ju ei saagi hinnata, kuna see hormonaalse vahendi mõju on seal sees ja siis ei ole ju võimalik öelda, et
peale vaadates, analüüsidega muidugi, aga niimoodi, et millal see hetk siis tegelikult on või oli. Ja tegelikult üks variant on veel, mis on siis ka minu puhul, et ma olin 45, kui mul emakas välja lõigati, et tegelikult millal siis see, ma olen ise järele mõelnud, et aga ma ei teagi, millal siis mul mingid pre- või perimenopausi sümptomid või mis toimub nende naistega, kellel siis tegelikult menstratsioon jääb ära just nimelt mingi operatsiooni tulemusena? No kui oleneb nüüd millise operatsiooni, tähendab, emaka eemaldamine ei muuda ju munasarjade tööd, eks ju niiviisi, et noh, seal võib-olla on leitud, et mingid väiksed muudatused või natukene varem, aga see on kõik niisugune noh, kliiniliselt mitte nii oluline, nii et emakas on eemaldatud, tõepoolest, menstratsioon ju ei saa käia enam, aga munasarjad töötavad ikka nii edasi, nagu oli nii-öelda see geneetiline või nii, nagu oli looduse poolt ette nähtud, et see nagu selliselt ei mõjuta. Muidugi väga suur muutus naise elus ja palju sellisem dramaatilisem on siis, kui mingil põhjusel, ja need põhjused on enamasti pahaloomuline kasvaja, seal ei väga harva, kui on mingid teised põhjused, kui eemaldatakse munasarjad, sest munasari on ju endokriinorgan ehk selline, mis toodab hormoone. Ja vot kui selline asi juhtub seal 35, 40, 45, et siis võib nagu väga järsku tunda sellist ärajääma nähtusid, mis muidu ütleme sellise loomuliku ülemineku ja puhul siiski on nagu rohkem järk-järgult või niisugune adaptatsiooni aeg on antud, aga mõni naine tunneb ka suhteliselt järsult, aga see, kui on ikkagi operatsioonidel munasarjad eemaldatud, siis see on väga-väga suur muutus, aga emakaga ei ole nii. Kas munasarjad on need siis, mis toodavad seda naissuguhormooni, jah? No just, täpselt nii tema ongi, et munasari on endokriinorgan nagu kilpnääre või nagu kõhunääre, mis toodab, eks ole, insuliini, kilpnääre toodab kilpnäärmehormooni, neerupealis toodab oma hormoone, et neid endokriinorganeid on palju ja siis üks nendest on siis munasari. Ja see on siis östrogen, mida nad toodavad, jah? No ikka erinevaid. Ma annan kohe Pritsule sõna. Ma tahtsin ühe asja veel küsida nüüd, aga vot nüüd lõigi see menopausi sümptom sisse, mul läks meelest ära. Aga lähme siis, nii kaua kui Kaidil meelde tuleb oma küsimus, et lähmegi siis korraks nende hormoonide juurde, sest et naistel on ka tegelikult see väga segane, et räägitakse sellest, et kui hakkab see pre- ja perimenopaus, et östrogen hakkab vähenema organismis ja et see tekitab lihaskadu ja see tekitab igasuguseid probleeme, et mida siis tegelikult tähendab, et mis see östrogen ikkagi meie organismis teeb ja kui ta hakkab vähenema, mis see teeb ja mis nende hormoonidega on? Ütleme sissejuhatusena, ma ütlen nagu 2 vahemärkust. Esiteks, selline keha hormonaalne regulatsioon, see on küllaltki keeruline, et erinevad hormoonid toimetavad nii-öelda ka omavahel interaktsioonis, et seetõttu tulebki nagu sellest aru saada, et kui me räägime sellisest ühe või teise hormooni mõjust, et see on alati nagu kompleksne koostöös siis teiste hormoonidega, et see on nagu üks moment. Ja teine moment, et tuleb aru saada, et mis puudutab nüüd munasarja ja sealt tulevaid hormoone, et siis see ei ole, kuidas öelda, et kui seda näiteks veres määrata, siis see sõltubki sellest, milline on näiteks menstruaaltsükli faas või on see lapseea hormoonide tase või on see siis juba siis, kui enam menstratsioonid ei käi, et ütleme, see munasarjas hormoonide tootmine, see on ju menstruaaltsükli ütleme, on see asi, mis seda kajastab, et see on tsükliline. Nii et sellist asja, ütleme, kui menstratsioon veel käib, et toimub mingi pidev langus, seda nagu ei ole. Et see on natukene valesti võib-olla aru saadud ja see ongi mu see teine märkus tegelikult, et selleks, et ma näen, et siin on väga suur huvi ümberringi, mul ei ole küll endal sotsiaalmeediat, ma olen sellest hoidunud nii palju kui võimalik ennast kaugele hoidnud, aga ma näen lihtsalt ka läbi patsientide ja muidu, et nagu on mingi selline buum viimastel aastatel ja on hästi palju, nii nagu mäletate, koroona ajal oli väga palju neid nii vaktsiinispetsialiste kui epidemiolooge, selliseid oli väga popp teema lõpuks ometigi, et saadi aru, et statistika ongi väga erinevalt, on ju. Et nüüd on nagu neid hormoonispetsialiste ka palju tekkinud, aga ma tahan ikkagi rõhutada, et endokrinoloogia residentuur kestab vähemalt 4 aastat ja siis ka veel arstid õpivad töö käigus ja enne seda on 6 aastat õpitud arstiteadust üldse, eks ju. Et seadkem endale nii-öelda realistlikud eesmärgid selle mõistmisel või ka siis ütleme publikule edastamisel. Aga mis nüüd puudutab seda
füsioloogiat, mida te olete, kallid kuulajad, kõik õppinud bioloogiatunnis, gümnaasiumis, põhikoolis, et kuidas see menstruaaltsükkel naisel on, et kui te mõtlete, siis milleks need suguorganid ja need hormoonid ja eks selle evolutsiooniline eesmärk on ju paljuneda, et valmistada ette emakas selleks, et sinna saaks potsatada üks rasedus ja inimkond nagu edasi tegutseks nii-öelda. Nii et ja see hormoonide tootmine, see käibki koos ja miks ta on niimoodi, et selline ühekordne määramine, kõik see ei anna nagu mitte midagi, et neid tuleb vaadata ikkagi komplektis. See koht munasarjas, kus toodetakse östrogeenset hormooni, see on selline asi, mille sees valmib munarakk ja selle nimi on folliikul. Ja vot selle folliikuli seinas on niisugused rakud, mis nimetatakse granulooskihirakud, selle sees see munarakukene siis küpseb ja valmibki. Ja need granulooskihirakud ongi siis need, mis toodavad seda östrogeenset hormooni. Ja nüüd, kui see folliikul, mäletate, oli ju naise menstruaaltsükkel, kuskil seal keskel on, ma ei tea, kelle jaoks ohtlikud, kelle jaoks oodatud hetk, eks ole, kus see ovulatsioon toimub, et sellel hetkel või vahetult enne ovulatsiooni on siis see östrogeeni tase kõige kõrgem, kuna see folliikul on kõige suurem, seal on kõige rohkem neid rakke ja ta peab siis sidestama ajule, et mida edasi teha. Ja teine selline põhiline, mida nimetatakse naissuguhormooniks, kuigi siin ka võime sellest rääkida, et on siis progesteroon, et kui see ovulatsioon on ära toimunud, siis mäletate, sinna tekkis kollaskeha, eks ju, seal on eeskätt teekarakud, on teekarakud, mis toodavad ka androgeenseid hormoone, aga tekib kollaskeha, need kollaskeha rakud, nemad toodavad siis progesterooni. Nii et ja tema tase siis ka, ta seal menstruaaltsükli teises faasis ta tõuseb ja siis ta, kui rasestumist ei ole, siis kogu see kupatus langeb nii-öelda ja tekib menstruatsioon. Tekib sellepärast, et emaka limaskest reageerib. Nii et see on selline hästi orkestreeritud, hästi peen tagasisidega mehhanism, milles osalevad siis aju sellised struktuurid nagu hüpotaalamus, siis on ajuripats ja vot siis ongi naistel siis munasarjad, meestel tegelikult ju testised nagu munandid on need, kus ka hormoonide tootmine toimub. Nii et see on niisugune hästi peen mehhanism ja kuna ka ajustruktuurid on sellega seotud, siis ütleme igasugused, osad naised ju teavad, et kui neil on väga emotsionaalsed üleelamised või siis mingid rasked olukorrad, et ka võib ju mõjutada menstruaaltsüklit, eks ole. Ja ütleme tänapäeval, millest me ka palju ju räägime, mis ka võib menstruaaltsüklit mõjutada, on ju ekstreemne alakaal või ülekaal ja jällegi see käib üle, ütleme siis juba väga mitmete teiste hormoonide, igasuguste bioloogiliste aktiivsete ainete. Ja vot siis ongi niimoodi, et kui on kuskil seal, tavapäraselt see viimane menstruatsioon võiks jääda sinna 45-55 vahele kuskile, et seda loetakse nagu füsioloogiliseks, aga mõni naine teabki, et perekondlikult on ka seal 57-58, et juba emal oli ja tädil oli ja siis ei ole see midagi sellist vale või patoloogilist, et ja siis ongi niimoodi, et ütleme aja jooksul siis need folliikleid jääb järjest vähemaks, kuni siis seal munasarjas neid enam ei ole ja need folliiklid olid siis need, mille sees see munarakk areneb, eks ju. Ja kui neid seal enam ei ole, siis aju püüab küll veel signaali anda, follitropiin, folliikule stimuleeriv hormoon, et tooda, aga enam ei ole vastust. Ja selle hormooni tase jääb siis kõrgeks, FSH, ja selle järgi saab siis nagu aru ka, et vot sealt alt enam vastust ei ole. Et see on niisugune tagasiside mehhanism. Aga asi on muidugi palju komplekssem veel, kui ütleme, see koolibioloogia tund, mis ma praegu teile lühidalt ette kandsin. See oli juba praegu nii kompleksne, et ma selle järgi kuulama aru saada. Aga ma korraks täpsustan, et ikkagi see menopaus ei ole aasta pärast viimast menstruaal... Ma ühe korra ütlen veel, menopaus, võrdusmärk, viimane menstruatsioon. Aga miks teda öeldakse, et siis oli, et peab nagu selle aasta ära ootama. Et sa ennem ei tea, eks ju, äkki tuleb veel 3 kuu pärast, äkki tuleb veel 4 kuu pärast. Ütleme, kui siis hakkavad mingid veritsused tulema, et siis peaks nagu alati vaatama, et mingid muud põhjust ei ole, et see on pigem see sõnum, eks ju. Aga see on tõesti, kuna nii palju kehas muutub, nii nagu ju ütleme teismelise eas, et siis ta tõesti on selline naise elus nagu selline erakordne aeg. Aga mis siis on ikkagi see kooslus, kas nendest siis hormoonidest või sellest muutusest, mis tekitab naistele nii palju vaevusi?
sellel perioodil? No pigem need suurem hulk vaevusi, muidugi mõnel naisel võib tulla ka enne selle viimast menstruatsiooni nii-öelda, aga ta on ikkagi see, et ütleme, need menstruaaltsüklid ei ole enam nii täisväärtuslikud, et need jäävad, see folliikuli areng ja ütleme, see munarakkude kvaliteedist ammugi mitte, meil ju see rasestumisvõime või viljakus, see ju hääbub suhteliselt palju varem kui see viimane menstruatsioon, et see asi ei ole nagu nii täisväärtuslik ja kuna see on selline hästi keeruline orkestratsioon, mis ei ole lihtsalt, et plumm tuli siit kuskilt üks hormoon sealt hüpotaalamusest, vaid see on ka näiteks oma pulsatiilsusega ja näiteks see pulsatiilsus võib muutuda ja ta annab niisugust signaali mitte nagu ühtlaselt ja kui need asjad muutuvad, siis see vastus ja kõik see niisugune mikrokeemia või nagu selline, kuidas elu, mis seal munasarjas on, et see hakkab siis samamoodi muutuma ja ütleme see hormoonide tootmine, korralikul näiteks progesterooni taseme annab, kui on võimas ovulatsioon, eks ju, aga kui see enam niimoodi ei ole või venib või vastupidi, jäävad need follikulaarfaasid hästi lühikeseks, et siis mõni naine nagu tunneb seda, kuna osad naised on sellisele hormoonide niisugusele kõigutamisele nagu tundlikumad ja teised ju ei ole, eks ju, osadel on ju väga tugevalt premenstruaalne sündroom või ütleme need lõputud lood sellest, kuidas keegi ennast raseduse ajal või pärast seda tundis, see võib olla nagu ühest servast ju teise äärmusesse, eks ole. Et ja niimoodi ta on siis ütleme ka see kõigutamine siis enne seda viimast menstruatsiooni, kus vahel võib täitsa tekkidagi mingi 3-4 kuuline paus ja ongi kuumaood ja ütleme sellised unehäired ja kõik see äkki kohal ja siis äkki kaob kõik ära ja siis näed, tuligi veritsus, eks ole, et ka selline muster on olemas, aga lihtsalt jah, et kui ta ei ole enam nii korrapärane, nii selline täisväärtuslik, siis mõni naine võib seda tajuda. Aga mis siis ikkagi meie kehaga nüüd toimub, kui see östrogeen siis hakkab vähenema või need munasarjad, ma tean ise, kui ma käin arsti juures kontrollis, siis ta mõõdab neid munasarju, siis ta mõõdab neid, siis nad on jälle väiksemaks jäänud ja mulle tundub see nagu nii õudne ja siis ta ütleb mulle, et ei, et kui neid ei jääks väiksemaks, et see oleks pigem probleem. Sellepärast, et neid folliikleid seal ju enam ei ole, need on kõik aja jooksul siis sealt ja kui ei ole neid folliikleid, siis muidugi munasarja kude jääb ju väiksemaks ja ütleme, munasarja suurus on ka ju naistel väga erinev, et täiesti füsioloogiline, kui ma mõõdan ultrahelis, ühel naisel võib ta olla seal 2,5 korda 1 sentimeeter ja teisel on ta seal 4 korda 3 sentimeetrit, eks ole, et see füsioloogiline suurus, see on nagu hästi selline, aga ütleme, mis muutub, on struktuur. Et kui mina naist ultrahelis vaatan, siis ütleme sellisest nagu fertiilsuse või munasarja töö või kus ta omadega on, et selle aspektist see munasarja struktuur on hästi kõnekas, nii et kui on juba menstruatsioonid ära jäänud, et siis see munasari läheb selliseks, mis on nagu sellise ühtlase struktuuriga, siuksi mullikesi, mis olid siis need folliiklid, võt seda seal enam ei paista, et siis on näha, et millega tegemist on. Aga see, kui ta ei jää väiksemaks, sorry Brit, kohe saad küsida, et kui ta ei jää väiksemaks, et miks mul arstis on öelnud, et see on probleem, et kui ta ei jääks? Ta vihjas sellele, et kui oleks mingi kasvaja. Ta vihjas nagu sellele. Ja, aga see absoluutsuurus, ma võin mõõta seda sama naist, kui ma teda iga päev mõõdaks, ma saan iga kord natuke erineva tulemuse. Sellepärast, et ultraheli on ju niisugune nagu kahemõõtmeline, ütleme see üks tasapind, mida ma mõõdan sellel hetkel ja see, seal on nagu jälle muid komponente. Tahaks väga, ütleme, keerulist asja nagu mustvalgelt seletada, aga ultraheli on mustvalge, aga et seal on nagu muid komponente veel, et usaldage arsti, et kui ta ütles, et nii on, siis nii on, aga tal oli seal väike tagamõte, jah. Aga kuidas siis tegeleda nende sümptomitega, kellel on need tõesti ikkagi täitsa elu häirivad? Oleneb jälle, et mis sümptomid ja mis vanuses ja kas menstruatsioonid veel mingil määral käivad või mitte, et siin peab ikkagi väga individuaalselt lähenema, et oleneb, mis kedagi häirib ja kuna osad sümptomid eriti, mis puudutavad sellist meeleolu ja kognitsiooni ja nii edasi, nad on nii mittespetsiifilised, et siin ütleme keerulisi asju nagu ainult nüüd ühe niisuguse kehalise nähtuse patta riputada võib-olla ei ole ka õige, et naise elus toimub ju sellel perioodil tihtipeale väga palju igasugu erinevaid muutusi, küll saavad need lapsed suureks ja on igasugu erinevad vastutused ja hästi kiire ja oleneb, kus see naine elab, et kas ta on rohkem linnas või on ta maal, võib-olla maal on tal rahulikum ja ta ei
üldse ei arvagi, et tal ütleme, mingi häda sellel perioodil on, eks ole. Kas siis stress otseselt mõjutab ka nende sümptomite ägenemist? No stress mõjutab igasuguseid sümptomeid, stress mõjutab ülekaal mõjutab, ütleme, kellel on suur ülekaal, nemad tunnevad, näiteks on leitud ka, et kui juba menstruatsioon ära jääb, on suur ülekaal, et näiteks kuumahood ja sellised öised higistamised, et see on nagu rohkem manifesteerunud nendel naistel, et see stress mõjutab igas suunas, et see on väga selline universaalne asi. Kohe jätkame doktor Haldrega, aga tahaksime suure tänu oma koostööpartnerile Ecoshile öelda, kes on välja pannud siis super toidulisandid selleks episoodiks. Väga mõnus omega-3, mida vajab nii meie aju kui kogu organism. D-vitamiinid, mida iga põhjamaalane vajab terve talve, nii et variant on võtta kapslina või õlina. See on ülimõnus, sest seda peab võtma ainult 1 tilga päevas keele peale. Mulle väga meeldib. Ja samas C-vitamiin, mis aitab väga hästi hoida meie immuunsust, toetab meie energiavaru ja on igati toetav selle pimeda külma talve ajal, nii et suur tänu Ecosh selle super koostöö eest. Ja Ecoshi kodulehel on kõik Ecoshi täishinnaga tooted koodiga 10020 teile 20% soodsamad. Meie teine väga fantastiline koostööpartner on Berritši ja mina olen kehatoodete fänn. Ma küll hoolitsen ka väga hästi oma näo eest, aga ma väga armastan ka kehatooteid ja Berritšil on super kehakreem. Mina kasutan seda koos kuivharjamisega, tõesti fantastiline, selline sitruseline, apelsiniline lõhn ja muidugi kätekreem on Berritšil väga hea, väga kiiresti imenduv, väga mugav kasutada ja hea süke väike tuub, et saab ka lihtsasti reisile kaasa võtta. Ja Berritši tooteid me oleme testinud juba mõned kuud, aga neil on nüüd ka uus näoõli ja see on ausõna, ma ütlen, see on imeline. Tal on väga hea lõhn ja teeb näo mõnusalt pehmeks. Suurepärane. Ja Berritši tooted on teile kõigile Berritši kodulehel koodiga Berritši 25% soodsamad. Aitäh meie koostööpartneritele, sest just nimelt tänu neile saame meie Rokkides 100 episoodid sinuni tuua. Aga ma tean ise naist, kes ei ole ülekaalus, ta on väga normaalkaalus ja päevad käivad, aga tal on meeletud kuumahood, öösel higistab nii, et voodi on märg. Millest see siis tuleb ja mis selle vastu aitab? No ta peaks ikkagi, siis peaks vaatama, et mõnikord on tõesti saadud nagu tsüklilisest progesterooni kasutamisest abi, eks ju, või siis üldse see menstruatsiooni näiteks ka mingi hormonaalse vahendiga ära võtta ja vaadata, et mis ta siis tunneb ja et oleneb väga mis ja kuidas, et eks me oleme siin proovinud nii teist ja kolmandat moodi. Aga tüüpilisena, kui on ikkagi selline viimane menstruatsioon olnud ära, nii et enam ei tule ja siis hakkab naine tundma, et ma ei saa magada, mul on kuumahood, see on nagu kõige sagedasem stsenaarium. Et siis aitab loomulikult hormoonasendusravi, sest ütleme klassikaliselt ja kuna naiste väärtus on ikkagi see, et laste saamine ja järeltulijate ja siis kui see iga ära lõpeb, siis vahel mõnikord mõnes seltskonnas naine ei olegi enam väärtuslik, et on seostatud nagu seda ongi nagu mingisugune väärtuse lõppemine või et ei ole enam viljakas, vaat teine sõnapaar, mida kasutatakse, on ju viljaka perioodi lõpp, kuigi see viljakas periood lõpeb enamasti siiski varem, et tegelikult see menopaus on siiski pigem selline ajuprobleem, et selles ongi see häda. Mis mõttes ajuprobleem? Ajuprobleem just see, et see, mis enamus naisi häirib, on ikkagi need kaebused, mis tekivad sellest ärajäämast, et östrogeenset hormooni ei ole ja see, et ta mõjutab näiteks termoregulatsiooni keskust ajus ja seetõttu ongi need ja teisi keskusi, miks me und ei saa, miks on ärevus, miks on selline, nimetatakse anhedoonia või teinekord tekib selline võimetus nagu rõõmu tunda nende asjade üle, mis ennem oli, eks ju, ja ikkagi see ajutegevus on väga sõltuv hormoonidest, aga mitte ainult ühest, vaid nagu sellisest jälle orkestratsioonist, eks ju. Just selline see udu või sudu, millest on nüüd ka räägitud, et seda on väga raske ka teinekord avaldada, sest keegi võta ju tõsiseltki, eks ju, et selle aluseks on ikkagi
tähendab, ajus see psüühika on väga sõltuv hormonaalsest foonist, seda tahan ma öelda, sest erinevatest, ega näiteks see ei ole ainult suguhormoonidega seotud, et see on ka näiteks kilpnäärmehormooniga võib ju olla seotud sellised psühholoogilised teemad, et lisaks kehalistele. Aga kas naine ise kuidagi saab seda mõjutada? Ehk siis midagi eelnevalt ära teha, oma elustiili korrigeerides, et kas me saame seda stimuleerida seda hormonaalset süsteemi, et ei tekiks nii suuri neid vaevusi või mis te arvate, et kas me saame midagi ära teha? Ma kardan, et ega väga ei saa. Tähendab, mida muidugi saab, on see, et ütleme oma sellist üldtervist ja toonust hoida, eks ole, ja sellega peaks tegelema ikka läbi terve elu, et nagu endal kujundada sellised harjumused, et ma ei pea mingit, ma ei tea, ekstreemsete dieetide või ma ei tea, mis asjaga tegelema, et sellele pidev mõtlemine või lugemine või nii, et see ei ole ju terve nii-öelda. Ikkagi mingi liikumine, mis on ju ära tõendatud ja Maailma Terviseorganisatsiooni pooltki paika pandud need nii-öelda ajad nädalas näiteks ja niimoodi, et see oleks nagu elustiili osa ja see, et ikkagi saaks magada ja püüda kuidagi tasakaalus püsida, et oleneb ju sellest, mis valdkonnas need naised on, eks ju, et see sama tasakaal oma elus, eks ju, ja ma ikkagi arvan, et see nagu oma sellise füüsilise võimekuse hoidmine, et ma arvan, see on nagu selline kõige olulisem, et ei ole niimoodi, et ma istun päev otsa kuskil kontoris ja pärast lösutan diivanil, on ju, et meie elud on ju tasahilju, me ei ole seda tähele pannud, aga see on ju nii ära normaliseeritud, et ma ise istun ju ka teinekord 10 tundi arvuti ees, on ju. See on ju absoluutselt ebanormaalne, eks ju. Et me nagu ei mõtlegi sellele, et kuidas need silmad väsivad ja kuidas sellest pea väsib ja et siis peab nagu hästi teadlikult mõtlemagi, et issand jumal, et 24 tundi on mööda läinud ja me pole 100 sammugi astunud, on ju, et see oleks nagu eluviisi osa. Et see on nagu minu meelest kõige tähtsam. Aga kas me peaksime tegelema sellega, et me kuidagi stimuleerime östrogeni tootmist kehas, et aga kuda me seda stimuleerime, kui meil ei ole enam seda maatriksit, kust tema tuleb? Selles on see teema. Et me ei saa tegelikult ise midagi siis ära teha, et ta kuidagi nagu tekiks. Et kui teil on insuliini puudulikkus ja te mõtlete, et kas ma saan midagi oma kõhunäärmele mingi korralduse anda, et tooda insuliini, siis me ei saa seda. Eks ju, või näiteks kilpnäärmehormooni ja täpselt sama analoogia on siin ka, et kui see endokriinorgan lõpetab oma tegevuse, mingi tootmine seal ikka natukene säilib ja ütleme, munasari on ka põhiline naistel ju ka meessuguhormoonide ja androgeensete hormoonide. Tegelikult tänapäeval on visatud ka välja see väide, et me ei saa rääkida nagu nais- ja meessuguhormoonidest üldse, sellepärast, et need on inimhormoonid, kuna neid on nii mõlemas nais- kui meesorganismis ja ütleme näiteks, hormoonid toimivad selliste raku pinnal olevat tundlike selliste väikeste, kuidas ma siis ütlen, molekulide või komplekssete molekulide kaudu, mida nimetatakse retseptoriteks ja ega siis neid östrogeeni retseptoreid on ju ka terve mehe keha täis ja samamoodi naise kehas on ju meessuguhormooni retseptorid, nii et tegelikult me räägime ikkagi nagu inimhormoonidest, suguhormoonidest, aga lihtsalt nende niisugune tase ja see, et meie väljanägemine on siis naine ja mees, see sõltub siis sellest, milline see nende hormoonide vahekord siis vastavas keres on. Aga nüüd ikkagi see östrogeen, et kas ta siis ikkagi põhimõtteliselt lahkub täielikult meie kehast või midagi ikkagi jääb alles? Midagi jääb ikka, natuke jääb alles ja teine koht, neid östrogeene on erinevaid, on natuke nõrgemaid ja östradiool on see kõige põhilisem tegija ja ta on kõige rohkem, aga neid nõrgemaid, aga ütleme, kui on väga suur polster ja raskude, siis see raskude toodab ka sellist östrogeeni, et sellega on seotud, on üks tegur, millega on siis seostatud näiteks, et kui on ülekaalulised naised, et seda vahel ei teadvustata, et siis on näiteks emaka-limaskesta vähirisk on kordades suurem ja seda just seostatakse sellega, et sealt toodetakse niisugust ebafüsioloogiliselt suurt taset, mis seda emaka-limaskesta siis mõjutab ja seal ei ole nagu seda progesterooni, mis seda nagu vaos hoiaks. Nii et selles mõttes mingi tootmine muidugi on ja toodavad ka teised kehakoed, aga põhiline on ikkagi östradiool, kui me räägime, kui me nagu mõõdaksime teda, et siis ütleme fertiilses eas naisel vahetult enne ovulatsiooni östradiool, et see on see kõige kõrgem tase, eks ju. Sellega saab mõõta ka, et kas ovulatsioon hakkab lähenema või kus see naise menstruaaltsükkel on parasjagu. Nii, ma võin nüüd lollida küsima
küsimusi küsida, on ju, aga ütleme nii, päevad on ära jäänud, on ju. Kas nüüd, millal siis on see, et seda östrogeeni nagu üldse enam kehas ei ole? No seda hetke ei ole, teda nüüd üldse ei ole. No ma saan aru, et natukene on. Aga sellepärast, et kui me räägime ka näiteks hormoonasendusravist, siis ei ole ju ka kriteeriumiks see, et me hakkaksime siis mõõtma, noh, et kas ma olen, on ta siis sprei või keel või tablett, et noh, et kas mul nüüd on, eks ju, et see mõõtmine ei anna midagi, et see käib ka enesetunde järgi. Et hormoonasendusravi optimaalne doos käib üle selle, et kas need kaebused, need kuumahood või ütleme unehäired, et need, mis on tekkinud sellest puudulikkusest, et kas on efekti. Aga neid kuumahoogusid ja siis kõiki neid, mida nüüd tänapäeval räägitakse, mis kõik on need menopausi sümptomid, on ju, meeleoluhäired, kuumahood, öised higistamised, magada ei saa, ja kaalutõus, see on põhiline mure naistel. Ajuudu, et kõrvus vilistab ja ma ei tea, mis kõik on ju. Kas need kõik on siis seotud selle östrogeeni langemisega? Peamiselt östrogeeni ja primaarsena östrogeeni langusega. Nii, aga mis hetkel siis naisele kirjutatakse arsti poolt see hormoonasendusravi, mis on siis tegelikult, et su kehasse siis hakatakse seda östrogeeni tekitama juurde või mida see tähendab? Asendus on täpselt seda tähendabki. Kui inimesel on suhkruhaigus ehk tal ei toodeta insuliini, siis inimesele antakse insuliini, olete kuulnud, süstitakse insuliini. Nii, kui inimesel on kilpnäärme hormooni puudulikkus, kilpnääre siin asub, eks ju, siis temale antakse L-tyroksiini, antakse kilpnäärme hormooni, et tema kõik ülejäänud rakud toimetaksid ikkagi nii, nagu peavad, sest muidu tal on ju hormooni puudulikkus. Ja sama on siin, kui munasari enam ei tööta, ei tooda östrogeenset hormooni, no see tootmine on nii marginaalne, et siis on võimalik asendusraviks kasutada östrogeenset hormooni ehk östradiooni. Aga mis hetkel seda siis, mis hetkel seda siis naisele nii-öelda kirjutatakse? Seda kirjutatakse ikkagi peamiselt selle järgi, et kui praegu ei ole sellist seisukohta maailmas, et teda nii-öelda mingite haiguste preventsiooniks hakata andma, et seda nagu otseselt ei ole, kuigi on teada palju selliseid positiivseid efekte, nagu näiteks luu õrenemise, ütleme selle östrogeenravi ajal ju luu õrenemine ikkagi peatub suuresti, noh, ei saa öelda, et ta täiesti elimineeritakse, et kuidas jälle kellelgi on see geneetiline foon või nagu antud on, ja ütleme, eriti suur näidustus, kus ta on väga oma kohal ja väga tõhus on, need samad kuumahood ja öised higistamised ja võib-olla ka need unehäired, mis on nüüd vahetult, unehäiretel võib ju jälle 100 põhjust olla, eks, aga et mis on nüüd vahetult pärast sellest viimast menstruatsiooni tekkinud. Ja need, kes kasutavad, nad saavad ka aru, et selline üldine kognitsioon või kuidagi see aju värskus või et see tuleb nagu tagasi, et sellel on täiesti selline efekt. Need hädad, mis tulevad nagu tupekuivus ja selline põiepakitsused ja asjad, need tulevad tihtipeale hiljem, ütleme, et seal 5-10 aastat pärast seda viimast menstruatsiooni, aga vahel on nad ka varem kohal, et siis saab lokaalselt östrogeeni kasutada, et see praegune seisukoht on ikkagi niimoodi, et kasutada siis, kui on kaebused, milleks me nagu asendame seda, sest ikkagi üksjagu naisi on, kel jäi ära, kehitan õlgu ja mul ei ole midagi, eks. Ja neid ei ole sugugi vähe, et me ei pea nagu indutseerima ka seda, et teil kõigil peab midagi viga olema, eks ole. Et see ei ole nagu õige, eks. Aga kes ikkagi aru saab, et tal on see puhtalt sellest menstruatsioonide lakkamisest, see inimene saab kohe aru ja ta saab ka kohe aru, kui tal nagu tagasi pöördumine on tänu sellele hormoonasendusravile. Aga kas on olemas ka mingisuguseid looduslikke nii-öelda hormoone või hormoone tootvaid taimi, nagu öeldakse, et salvei väga hästi toetab just seda hormonaalset talitust, et kas see vastab tõele, et saab ka kuidagi looduslike vahenditega või siis peaks juba võtma selle otsese siis selle keemilise hormoonasendusravi? No tähendab, looduslikega on see värk, et eks neid apteegiriiulitel on, ma olen nii aru saanud ja interneti avalustes ja olen läbi patsientide aru saanud, et on igasuguseid, et arstina ma ei saa seda soovitada või nagu ma ei saa öelda, et on nii või teisiti. Mina saan ikkagi rääkida sellest, millel on mingisugused kindla protokolli järgi tehtud uuringud taga. Ma ei saa rääkida nendest asjadest, et ühel aitas see ravimtaim või teisel teine on ju. Ma ise olen suur ravimtaimede sõber, mulle
sõbranna andis siin suvel kaasa, mul on, ma ei tea, 10 potikest on erinevate kõigiga, ma püüan meelde jätta, mille jaoks nad kõik head olid, et ma olen ise ka selline kunksmoori usku, et kogu aeg keedan mingeid teesid ja nii edasi. Aga ütleme, arstina ma ei saa nagu öelda, et ostke nüüd see või teine mingi toidulisandi preparaat, et saate siis leevendust, et osad patsiendid väidavad ja kuna seda fütoöstrogeenide sellist, ütleme, täpset koostist ja efekti ja kui seda ikkagi ei ole mõõdetud, ma ise näiteks ei julgeks neid võtta. Sest ma ei tea, mis see mõju on ja ma mõtlen nendele hormoonretseptoritele, mis näiteks rinnas on, et pagan teab, on ju. Mul on ikkagi olnud patsiente, kellel on ta aidanud, kas seal on mingi placebo või usk või mis iganes, et kui teda ikkagi müüakse ja Terviseamet on lubanud, siis jumala pärast, eks ole. Aga mis hetkel ikkagi tavameditsiinis kadus ära ravimtaim, sest tegelikult ju tavameditsiini kõik keemilised ravimid on ju toodetud naturaalsete taimede ja looduslike ühendite pealt. On ju põhjalikud keemilised uuringud, mida mingi ravimtaim sisaldab ja sealt on võetud see aspekt, mis siis teatud aspekti ravib. Mind alati üllatab, minu enda vanaema oli arst ja tema ju kogu aeg andis soovitusi nii ravimtaimede vallas kui ka tavameditsiini või tavakeemilise ravimi vallast, et miks teie arstina ei saa soovitada, kui te teate, et on olemas ka mingid looduslikud seal fütoöstrogeni kapslid või asjad, et miks ei võiks arstid seda soovitada ennem, kui nad määravad selle keemilise ravi? Tähendab, mis puudutab nüüd antud temaatikat, seda hormoonasendusravi, siis arstina ma ei saa sellepärast, et mul ei ole ühtegi uuringut, et kas see mõjub ja kas ta teeb head või kurja. Ma olen lugenud ja see on ka üks uurimussuund, aga mul ei ole lõplikku vastust, et tegelikult on leitud, see on väga huvitav tulemus, et fütoöstrogeenide kasutamisel näiteks rinnavähirisk väheneb. Ja on isegi need uuringud, et äkki seal on mingisugune uba selles sees, on ju. Aga ma ei saa seda välja õigata, sellepärast, et selleks peaks olema korrektse protokolli järgi piisavalt suures, piisavalt pikad longituuduuringud, eks ju, nagu tehtud, et see on nagu see arsti eetika, eks ole. Et, ja mis puudutab nüüd hormoonasendusravi, siis ütleme, siin on nagu see sama, kuidas öelda jälle mütoloogiline, et kui me kasutame insuliini näiteks suhkruhaigel, siis see insuliin on ju see sama molekul, mis on keha sees. Ja sellepärast ongi teadus on nii kaugel, et ta on võimeline sünteesima neid samu molekule. Kui me kasutame näiteks kilpnäärmehormooni, see on ju see sama molekul, mis muidu tuleks kilpnäärmest. Kui me kasutame naissuguhormoonidega siis asendusravi, siis östradiool on see sama molekul, mida munasari toodab, need on nimetatakse bioidentsed, on ju. Kui meil on vaja juurde anda teist komponenti, kui naisel on emakas alles, siis ta peab kindlasti saama tasakaaluks ka progesterooni, siis praegu ju kasutusel on siiski progesteroon. Varem oli rohkem neid progestiine, mis olid progesterooni taolised, aga praegu on jälle bioidentne, me kasutame täpselt samu ravimeid näiteks viljatusravis, selleks, et rasedus tekiks või selleks, et ka raseduse alguses näiteks, ega me siis ei anna mingisugust surramurrat siis rasedatele, eks ole ju, et see on ikka ära kontrollitud ja molekul on sama, nagu bioidentne. Pigem ma oleksin, see on täitsa teine teema ja ei ole minu valdkond, aga ütleme, kui ma oma kirjandust loen oma valdkonnas, siis see tuleb siit ja sealt, pigem on nagu hullem probleem ja mida võib-olla on vähe veel teadvustatud ja tahaks sellest võib-olla ka avalikus diskussioonis rohkem kuulda, on steroidretseptoritele mõjuvad kemikaalid, mis on meie ümbritsevas, vot nendes plastides igal pool, jumal teab looduses, eks ole, et mis, vot nende mõju on nagu selline, mis on nagu haigeks tegev, eks ole, et võib olla, või ka näiteks viljakust mõjutav ja pikaajaliselt ja niimoodi. Aga kas siis see, ütleme, see kaalutõus, millega tõesti väga paljud naised maadlevad sellel perioodil, et kas siin oleks siis ka lahendus, kui tõesti midagi muud ei aita, et see sama siis östrogeni asendusravi või mis seda kaalutõusu otseselt põhjustab? Kaalutõusuga on seda viisi, et ütleme kuskil seal 45, ütleme üks 4 aastat juba enne seda viimast menstratsiooni ikkagi energiavajadus natuke nagu väheneb ja teisalt väheneb inimeste füüsiline aktiivsus. Ma võib-olla ei pane seda tähele, aga see ongi võib-olla mõnesaja kalori küsimus, eks ju. Ja mis
hakkab samuti vähenema, kui see munasarja töö hakkab vähenema ikkagi ka, meessuguhormooni tase naistel hakkab vähenema tegelikult 30ndatest aastatest juba, see läheb, et ütleme üle selle, aga veel väga mitme muu mehhanismi, mis on nagu pigem selle vananemisega seotud, hakkab vähenema lihasmass. Ja lihas on ju see, mis kasutab palju kalorit, et meil nagu, ütleme, see keha koostis hakkab muutuma. Aga mis juhtub just selle östrogeeni vähenemisega, ei ole mitte kaalu tõus, vaid östrogeeni kadu põhjustab selle, et raskude nii-öelda paikneb ringi. Et kui on tütarlapsest sirgub naine ja teismelisena, eks ole, hakkavad naissuguhormoonid tööle, siis tekib ju siuke kena polster siia ilusasti, tuharad ja puusad ja niimoodi tekib selline naiselik kehakuju, on ju, põsed, ümaramaad ja niimoodi. See on östrogeeni toime. Nüüd, kui östrogeeni toimet enam ei ole, siis tekib seda tüüpi rasva paigutumine, mis on just siin kõhupiirkonnas. Et teinekord see kaal ei muutugi, aga muutub kehakuju ja võib-olla naised ise, on ka see tunne, et vöö on nagu paksemaks läinud, eks ju, et aga võib-olla ta see kaalunumber ei olegi nii suurnud. Väga õige. See on see, mida mina tunnen ka. See on see põhiline asi, mis tegelikult muutub ja selle, ütleme, üks asi on nüüd see vananemise puhtalt see mõju, aga seda leitakse just, et see kaalutõus on pigem selle vananemisega seotud, kuna võt see lihasmass ja energiabilanss ja selline baasenergia kasutamine, kõik need muutuvad, aga ütleme, see kehakuju muutus, see on just pigem selle östrogeeni puudulikkusega seotud, aga kahjuks on see asi liiga keeruline, et nüüd puhtalt östrogeen asendusraviga nagu seda kehakuju kuidagi tagasi viia, aga iseenesest tal on pigem nagu positiivne toime, et kui nagu sellest aspektist vaadata. Aga ehk siis sellest võib järeldada, et näiteks kui hoida oma lihasmass ja lihased toonuses, mis aitab põletada siis seda liigset rasva, mis kipub tekkima, et see ikkagi aitab kaasa sellele, et vähendada seda kaalutõusu. Kindlasti, tähendab võib-olla kaal, kuna lihas kaalub ju rohkem, eks ole, et kaal ei pruugigi võib-olla langeda või isegi natukene tõuseb, aga ütleme selleks, et see, kui me mõtleme, et praegu on ju haritud inimeste keskmine eluiga on 86 eluaastat juba haritud naistel, eks ole, mitte inimestel, aga naistel, naised on ka inimesed, et see on 86 ja kui menopaus on 50, eks ole, et siis kuskil 35-36 aastat peaks nagu ikkagi tahtma ju niimoodi, et me ei vaja abi, eks ju. Et siis, kui me tahame midagi enda jaoks teha, on püüda säilitada seda lihasmassi. See on kindlasti üks võtmeküsimus, selleks, et vanas eas olla siiski kepsakas, eks ole, et ma saan nagu trepist üles ja ka ütleme see koordinatsioon ja niisugune, et ei kukuks, eks ju, luud jäävad ikkagi hapramaks, et väiksed kukkumised ju lõpevad luumurruga, eks ju, et selleks, et nagu seda hoida ja see hoiab ka tegelikult aju, ega need asjad on keha ja see aju on omavahel seotud, nii et minu üleskutse on küll absoluutselt see, et kui enne me ei ole tegelenud, et siis kuna nüüd hakkab see juba eeskätt vananemisest, aga natuke ka hormoonidest, et see lihasmassi vähenemine ja siis vastusena siis see rasvkoe suurenemine, eks ole, et püüda seda lihasmassi hoida nagu kõrge vanaduseni, et see, ütleme, 60 pluss trennis käimine, selle eesmärk ei ole, treenerid ka vahel ütlevad, et nüüd pinguta niimoodi, et sa tunned, et on nagu viimase piirini, et siis sul lihas kasvab, ütleme, 60 pluss see eesmärk ei ole, et see lihas kasvaks meil enam kuskile. Meie eesmärk on vaja hoida seda lihast, et me oleksime ikkagi võimelised nagu vanuigi siis nagu toimetama, eks ju. Et see on äärmiselt oluline. Ja mulle väga meeldis, ma kuskilt lugesin, või keegi ütles, mul tuli praegu meelde, et ka keegi vanem naine ütles, et ma olen parem kõige vanem treeningsaalis kui kõige noorem hooldekodus. Just. See on väga, ja see on väga hea slogan nii-öelda või loosung, et see on tõesti nii. Ja Ameerika kardioloogide assotsiatsioon on just välja toonud ja ma olen sellest kirjutanud ka, et mulle väga meeldis see asi veel nagu sellisesse raami panna, et mis suunas nagu oma kehale nagu mõelda, et ei ole vaja mingisuguseid, ma ei tea, seal on ka võib-olla sellist mütoloogilist palju, aga me peame lihtsalt mingid suunad, ükskõik kas sa käid trennis või teed sa metsas või kodus, teed oma toas aga suunad võiks olla 4 suunda, et üks on siis sellist natuke aeroobset, sellist, kus sõbrannaga saad veel ähkides rääkida, eks ole, et midagi aeroobset teha natukene enda jaoks, eks ju, kas või kiiresti käia, eks. Teine on just see lihase hoidmine, et teha lihase harjutusi üle terve kere.
kolmas asi on tasakaaluharjutused, et kas või seisad ühe jala peal näiteks kodus või püüad mingit tasakaalu, sest see tasakaal kipub ju ka järjest nagu kehvemaks minema. Ja neljas asi on painduvus, sest see painduvus on ka see, mis ei lase nagu hiljem niimoodi, et korra keerad ja oled kohe pikali, eks ole, et see painduvuse säilitamine on ka nagu siis selline neljas suund. Iga päev võiks midagi olla, eks ju, aga nii, et mõnus on, et mitte see, et niimoodi hambad ristis ja söögiga minu meelest täpselt sama asi, et ikka mõnus peab olema, aga siis vaadata, et just, et see energiabilanss nagu siis tasakaalus oleks, eks. Ma tahaks hoopis selle östrogeeni juurde ikkagi veel korra tagasi tulla, see hormoonasendusravi. Kõik on küsinud, mis kujul see hormoonasendusravi üldse on? Kas ta on mingi tabletid või mis moodi seda tehakse? Erinevad, kuidas keegi soovib, et ütleme selline üks tavapärasemaid on, et see östradiool on siis läbi naha näiteks, kas ta on spreina või keelina ja juurde siis kasutada progesterooni, kui on emakas alles, et see peab tasakaalus nagu olema. Või kellel on näiteks endometrioos olnud kunagi, et siis peab ka nagu kindlasti olema mõlema komponendiline. Võib ka tabletina, et siin oleneb ka näiteks, et kas näiteks milline on vererasva lipiidide tase, et see lipiidide tase, mis on, me räägime siis kolesterool, hea kolesterool, halb kolesterool, triiglütseriidid, et kuidas see tase on. Et seal on ka oma väiksed nüansid, et see suukaudne võib-olla aitab seda head kolesterooli ja ka võib-olla nendele, kes kuidas üks või teine vorm mõjutab siis näiteks triiglütseriid, et seal on oma nüansid, kas ta nüüd alati kliiniliselt avaldub, on nii ja naa, et selle nahakaudne on nagu praegusel ajal esile tõusnud just sellepärast, et viimase aja väga suured uuringud on näidanud, et kui muidu östrogeeni kasutamisega on teatud väike tromboosirisk, et siis seal seda nagu ei ole, et see on sellepärast. Ja juurde siis jälle bioidentne progesteroon, emakalimaskesta kaitseks, nagu ma ütlesin, nendel naistel, kellel emakas alles on, ja vot selle progesterooniga on ka nüüd leitud viimase aja väga suured uuringud, et vähemalt muidu mida kardetakse ju, naised väga kardavad, et rinnavähi riskitõus, ütleme, kui on progesteroon selleks teiseks komponendiks, siis tegelikult ei ole seda riskitõusu leitud. Et vähemalt 5 aastat ei ole, 5 aasta kasutamise järel ei ole nagu leitud, et see nagu tõstaks. Nii et selles mõttes on see üks võimalus. Teine võimalus, kui on puhtalt lokaalsed kaebused, näiteks seal tupekaebused või see urineerimishäired, et on valulik seksuaalühe näiteks, et siis on lokaalne. Need tabletid on isegi praegu käsimüügis. Vagifem on nimi ja seal saab kasutada, eks. Vot see Vagifem on mul siia üles kirjutatud, selle kohta ma siis nüüd kohe küsin. Kas see sobib siis kõikidele naistele või on seal mingisugused kõrvalmõjud? Mis on praegu nagu selline range reegel, kuigi on olemas ka tabletid ja ka östrogeeniga, aga veel ühe nõrgema vormi östrogeeniga Eestis neid ei ole, et ainsad, kes ei tohiks nagu neid kasutada, on siis rinnavähiga naised, kellel on siis rinnavähk ravitud või kellel on rinnavähk, et nemad siis ei tohiks, kuna on nagu selline hästi range niisugune seisukoht, et siis nagu neid ükskõik mis kujul naissuguhormoone mitte kasutada, aga on olemas ka üks vorm näiteks, mida saavad rinnavähiga naised kasutada, nii et ja ütleme selle lokaalsega, seal peab väga vaatama, et kui hull see asi on. Kahjuks Eestis ei ole neid preparaate, mis muudes maadel on olemas, mis teevad selle sama töö ära, aga mida tohivad kasutada ka rinnavähiga naised ja sama puudutab ka näiteks neid kuumahoogusid, et seal on ka sama asi. Et see on, ma ütleksin, see tupekaudse ravimi kasutamisel see praktiliselt ainus, mis mul praegu küll meelde tuleb, eks sealt hirmsaid hoiatusi on kindlasti seal pakendilehel olemas, aga see on ka ilmselt see põhjus, et miks seda on võimalik käsimüüki panna, et seal ei ole nagu selliseid tõsiseid vastunäidustused. Aga kas see, ma korraks küsin, kas see Vagifem siis aitab ka nende kuumahoogude öiste higistamise? Vaat ei aita, tema on lokaalne. Ta ongi ainult seal siis, mis puudutab seda. Aga ta on, ütleme, kui on peamine probleem, on ikkagi seal suguorganite, see nimetatakse naiste urogenitaalsündroom, et kui seal on probleem, siis tegelikult see, kas siis suukaudne või transdermaalne või
et see ei ole nii efektiivne, et siis on ikka see lokaalne, mis sealt koha peal kasutada ja neid võib ka korraga kasutada, et kui on see siis kas suu kaudu või transdermaalne ja siis ikkagi sellest jääb väheks, võib kasutada Vagifemmi juurde, et sellega midagi ei juhtu. Üks variant hormoonasendusraviks on veel, et need naised, kellel on hormoonspiraal kuskil seal perioodis, eks ju, et ja hakkavad tundma ära jääma nähtusid, et siis see hormoonspiraal kaitseb nagu seda emaka limaskesta ja juurde saab siis puhtal kujul östrogeeni kasutada, nii et see on ka üks selline levinud kombinatsioon. Aga selle östrogeeni siis kadumisega meie kehast ikkagi, ma saan aru, et see mõjutab, on ju, et ka vist südame-veresoonkonna haiguste risk tõuseb, on ju, aga ütleme näiteks, kui ei ole naisel eriti nagu mingeid neid nii-öelda neid klassikalisi menopausi sümptomeid, natukene nipet-näpet, on ju, kas siis ikkagi nagu nii-öelda igaks juhuks võiks seda östrogeeni siis kuidagi juurde võtta või? Kuigi ta vähendab tõesti südame-veresoonkonna haiguste riski, kuna östrogeen hoiab veresoonte nii-öelda seisundit. Ta aitab veresoonte endi verevarustust või sellist varustatust hapnikuga parandada ja et see üle selle, see on ju see, et ütleme, meestel on ju infarkti, insulti varem ja siis, kui naistel tekib, eks ole, menopaus ja ärajääma ja östrogeeni ei ole enam, siis koheselt, eks ole, suureneb, et see on ju kõige sagedasemad haigused, eks ju. Aga ütleme, maailmas siiski hetkel veel ei ole sellist seisukohta, et hakata kõigil naistel nagu profülaktiliselt kasutama, et seda siiski praegu sellist seisukohta ei ole, nii et praegu meil on ikkagi see seisukoht veel, et nagu näidustustel ja kaebuste esinemisel. Aga kas neid looduslikke nagu fütoöstrogeene, kas neid võib toetuseks võtta juurde, et need ei tekita mingisuguseid kõrvalnähte või? Ei oska öelda, uuringuid ei ole. Ja sest, et see on mingisugune segu, nii et ega siis üks purk ja teine purk ja kolmas purk ei pea ka, ei pruugi täitsa sarnased olla, et kus see päritolu on ja niimoodi. Nii kaua, kui uuringuid ei ole, nii kaua, see puudutab näiteks seda sama küsimus selle südame-veresoonkonna haiguste kohta, et nii kaua, kui ei ole selliseid, sest ütleme, ülejäänud väited põhinevad siiski sellistel uuringutel, mille taga on 100 000, mitte ainult 100 000, vaid 100 000 uuritavad, eks ju, et siis me saame hakata niisuguseid suuri väiteid nagu väitma, kuigi meil praegu indikatsioonid on ühes või teises suunas. Eks. Te juba mainisite põiepõletika, miks need, ma tean, paljud naised on hädas põiepõletikaga, et need tihenevad, on ju seal vanemas eas, kas see on ka nüüd selle östrogeeniga seotud ja kas need põiepõletikud ja põiepidamatused, naerad seal või hüppad ja tilgad on püksis, kas need on ka omavahel kõik seotud? See on kindlasti üks kõige sagedasemaid põhjusi. Muidugi seal, ütleme, sellisel urineerimishäiretel vanemas eas võib olla ka muid põhjusi ja meil on täiesti eraldi haru, on ju urogünekoloogia, eks ju. Et siis saab arstile pöörduda ja tehakse vastavad testid ja uuritakse ja vaadatakse. Aga ütleme, see kõige sagedasem probleem on tõepoolest ja see on lihtsalt sellepärast, et nagu ma juba oma pika kõne alguses teile ütlesin, et östrogeeni retseptorid on üle terve keha, ka näiteks suus, eks ole, et igal pool ja limaskestadel, eks ju, ja samamoodi siis on tupelimaskest ja põie, eriti see ureetra, et see on ka, seal on hästi palju östrogeeni retseptoreid ja kui sinna mõju, eks neid retseptoreid jääb ka vähemaks, nii et kui see mõju nagu ära kaob, see kudede niisugune kvaliteet või selline turgor või olek, see nagu muutub ja nad ei ole võib-olla ka nii vastupidavad, aga ütleme see, mida peetakse põiepõletikuks, see tihti ei ole nagu põletik, et seal ei pruugi mingisugused bakteridega mitte midagi leida, vaid see on selline ärritus. See ongi just sellest, et need limaskestad lähevad selliseks hästi õrnaks ja haavatavaks. Kui mina naistearstina vaatan läbi naist näiteks olenevalt siis vanusest, eks ju, või on ta näiteks sünnitusjärgne naine, kes imetab ja tal ei ole menstruatsiooni või on see naine, kellel on menstruatsioonid või on 70-aastane naine, ma saan kohe aru ju, kust, ütleme, kui ma vaatan tupelimaskesta, et kus ta oma östrogeeni tasemega on, eks ju. See sellepärast, et see on nii üks ühele seotud, et milline see tupelimaskest ja välja näeb, et ta ju ka aastakümnetega tupp läheb ka väiksemaks,
väiksemaks ja aga kas siis selle sama östrogeni langusega on seotud ka emaka allavaje ja see põiepidamatus või see on tingitud ikkagi nii-öelda lihaste hääbumisega? Ei, see, ütleme, need allavaje teemad on pigem seotud sellise sidekoe iseärasustega. No sidekude on see, miks mõnel naisel on ju suured veenilaiendid, eks ju, aga teisel ei ole ju midagi, eks ole. Ja teinekord näete, on ka naistel näiteks need veenilaiendid tulevad eriti raseduse ajal ju välja, eks ole, kuna see surve ja kogu see kudede niisugune olukord ja vedelikuga varustatus ja selline, et see kõik muutub ja just ka surve, ütleme seal veresoonkonnal, et pärast see nagu läheb tagasi. Ja teisel inimesel ei teki neid, et see iga inimene on ju erinev oma selliste kudede, turgori ehituse ja kõige selle osas, et see on pigem seotud selle sidekoe sellise ehituse iseärasustega. Ja muidugi, klassikaliselt, kui oli väga palju sünnitusi, siis ka see oli nagu venitanud need koed niimoodi välja, et see võis nagu olla. Kui see on see allevaje või kuidas see oli? Põhimõtteliselt, mida see tähendab siis, see allevaje? See tähendabki seda, et kui mõelda sellele anatoomiale, et see emakas on ikkagi seal kõhu või väikses vaagnas, eks ole, ja seda hoiavad siis teatud sidemed, niisugused sidekoelised struktuurid, mis hoiavad teda oma õige koha peal, aga kui need lähevad niimoodi venivad välja või lähevad iga nõrgaks, siis gravitatsiooniga see emakas hakkab nagu tupest siis väljapoole liikuma, kuni kõige dramaatilisematel juhtudel ongi täiesti kehast väljapoole, eks ju. Aga kas seda saab kuidagi toetada ka nende vaagnapõhjalihaste treeninguga ja kõikide süvalihaste treeninguga, eks? Jaa, teatud piirini kindlasti saab ja ütleme, kõiki ei opereerita ka, et on olemas sellised tugirõngad näiteks, mida saab kasutada ja et see oleneb nüüd väga konkreetselt, et mis seal on, sest teinekord võivad kaasneda ka põiekaebused, kui see just see põievaheline sein nagu välja võlvub, et siis võib olla nagu seal probleem, et siis õhvendatakse seda seina näiteks või siis just pärasoole pool, et oleneb nüüd täpselt, et mis seal nagu selles anatoomias nagu sellist eripärast on. Sest minul on olnud kogemus pilatese meistrina, et just see sama nagu kui naistel on, eks ju, diastaas, et need sarnased harjutused, mis aitavad seda süvalihastikku nagu toetada ja aktiveerida, et minu kogemus on, et aitavad ka selle allavaje ja ka selle põiepidamatuse vastu. Et just need, ja pilates on selline tehnika, kui seda korrektselt harrastada, et ta aitab stimuleerida just neid sügavaid kihte lisaks väliskihtidele, et ikkagi nagu lihasttreening aitab. Ma olen sellega väga nõus, et see, ütleme, pilates ja ka süvalihaste treeningud ja ma arvan, et eks need samad lihased mängivad ka näiteks orgasmi ajal ju rolli, et ma arvan, et see on ka kindlasti üks mingit otsapidi lihastreening, eks ju. Kui nüüd on, et ma ei tea, mõnel on seal, ma ei tea, aevastades või hüpates või mis tahes on need tilgad tulevad püksi, mis selle vastu siis aitab? Et muidugi võib alati proovida seda Vagifemmist alustada, mis praegu on ju käsimüügis, seal peab ka siis jälgima seda protokolli, nagu seal on toodud, et alguses on selline 2 nädalat nagu igapäevaselt nagu ära küllastada, et need koed muutuksid siis uuesti selliseks toekaks ja verevarustus paraneks ja kõik läheks nagu paremaks, et siis pärast jääb siis selline säilitav annus, et 2 korda nädalaseks. Et see on seal paki peal kindlasti kõik kirjas, et see on kindlasti üks kõige kergemaid asju ja nagu ma mainisin, siis vastunäidustus on eeskätt rinnavähk, mis on olemas või põetud, eks ju. Meil on kirjutatud ka, et rääkige tupekuivusest, limaskestade kuivusest, mis lisaks selle Vagifemmile veel aitab? Ütleme, see on nagu põhjuslik ravi siiski. Et ega seal muud põhjuslikku ravi nagu otseselt ei ole. Ja praegu on ka sellised libestid, sest vahel on ka meestel väga raske seksuaalvahekorda alustada, kuna on lihtsalt nii valus, et mitte isegi naiste valulikkus, aga meeste valulikkus, eks ju, et praegu kas see on ka tingitud kuivusest? Jah, et see, ütleme, erutus võib ju olla, aga sellist märgumist, mida nagu looduse poolt on ette nähtud, et seda lihtsalt ei teki nii lihtsalt, eks ju. Et siis mitte ennast, kuidas öelda, karistada või hambad ristis või kuidagi üle elada, et ikkagi praegu on ju ka selliseid hyaluroonnappe põhiseid ja selliseid naistele mõeldud intiimkeele. Ma mõtlen just selle hetke libestit, aga muidu ma olen igasuguste ainete vastane, et ei pea igal kehapiirkonnal oma keel ja kreem olema, või ma mõtlen selline puhastusvahend, eks ju, et see ei ole, aga just, et lihtsalt ei lase endale ligi seda, et iga seksuaalvahekord on seotud valuaistinguga, et see on niisugune paha nõiaring. Kas sellel Vagifemmil on ka mingisugused sellised teadaolevad kõrvalnähud või mida võiks nagu arstina hoiatada, et naine
nagu märkaks, sest et mõned organismid on tundlikumad, näiteks minule mingi hetk korraks oma arst pani progesterooni peale ja ma oleks peaaegu verest tühjaks jooksnud, sest ma ei ole kasutanud elu sees neid nii-öelda neid hormonaaltablette ega midagi ja mu organism ei võtta seda üldse vastu ja sõna otseses mõttes oleks verest tühjaks jooksnud, et lihtsalt ei lõppenudki ära. Et kas on nagu mingid asjad, mis nagu viitab sellele, et see ei pruugi konkreetselt naise organismiga sobida? See ei ole nagu võrreldav, ütleme selle mingi progesterooni kasutamisega või menstruaaltsükli häiretega või need on nagu nii palju erinevad teemad, sest see lihtsalt on lokaalne ravim selle sama limaskesta turgutamiseks, et mul nagu ausalt öeldes hetkel ei löö küll ette midagi, mis võiks nagu häirima hakata, et kui häirib, siis tuleb arstile minna, et äkki seal on mingi teine teema, on ju, et ta nagu ei ole selle probleemi lahenduseks sobiv vahend, eks ju, sest eks seal tupes võib ju muid probleeme ka olla. Pigem on see, et kui midagi hakkab häirima, siis pöörduda arsti poole, et see ei ole nagu tavapärane, absoluutselt, või ka näiteks ikka tuleb aeg-ajalt kui me saame vanemaks, meil paratamatult ju hakkab igasugu haigusi rohkem olema, no niimoodi on see ju seatud, eks ju, midagi pole parata ja seetõttu tuleb ikka oma ka intiimpiirkonna nahka ja ütleme seda ikka vahel natukene piiluda peegliga ja niiviisi. Ma küll soovitan, ega siis arsti juurde ei jõua ju kogu aeg ka käia, eks ju, et juba igasuguseid imelikke haigusi võib ju olla, eks ole, et selles mõttes kindlasti ennast ka ise jälgida, et kui tekivad mingid ootamatud muudatused, et siis pigem ikka lasta üle vaadata. Okei, peegliga võib piiluda küll, aga mida ma siis seal vaatan, mis need muudatused siis? Ma ütleksin üks on see, ma tunnen, et on kuivem, aga... seda niimoodi võib-olla ise ei näe, aga ma ütlen ka näiteks, ütleme, tundlik nii-öelda puute või valu või ärrituse, see on see tuppe alumine kolmandik üldse, eks ole, et üleval pool selliseid närvilõpmeid ju ei ole. Nii et see, kui tuppe sissekäigust, minu sõnum on rohkem nagu see, et lihtsalt vaadata, et ma olen kogu aeg ühtemoodi, enam niimoodi, et küll võib-olla vanotuse muutused, aga et kui tekivad sinna nahale mingisugused ebatavalised, ma ei tea, punetused või mingid korbad või mingid asjad või lõhed või et siis nagu lasta ikkagi järgi vaadata, eks ju, see on nagu see minu sõnum, mitte see, et ma hakkan ise diagnoosi püstitama, eks ju. Aga et kui mul on kogu aeg, see on sama puudutab näiteks rindade katsumist, et kui ikkagi see tunne sõrmede all on kogu aeg ühtemoodi, et siis mul on see tuttav tunne. Aga nüüd rääkides libestitest, neid on ju meeletu valik, on ju, apteekides, sekspoodides, veebipoodides, millist siis valida, et mis oleks nagu meie tuppe siis sellele mikrofloorale nii-öelda sobilik? Ja mis on need ained, mis on nagu libestis, mida peab kindlasti vältima? Ma niisugune libesti spetsialist ei ole, tunnistan koheselt, on ju. Et aga ütleme sellisele küpses eas naisele on minu teada neid, ja Eestis on ka need nüüd olemas, kus on minu teada see hyaluroonhape, et ta nagu niisutab või selline olemas, aga põhimõte on nagu selles, et ta oleks ikkagi võimalikult neutraalne, et mida vähem keemiat, seda parem, eks ole. Et selle järgi nagu vaadata ja ütleme see apteegi kosmeetika, nad ikkagi on nii palju vast kontrollitud, et seal nagu endale väga liiga, ma loodan, ei saa teha, eks ju, et kui juba apteek seda sisse võtab. Aga mille vastane ma olen, on ütleme need intiimpesukeelid ja siis on ka mingisugused piimhappe, mingid kapslid ja asjad, et see nagu ei aita midagi ja see võib ajada oma loomuliku floora lihtsalt sassi, et või ka näiteks pidevalt just kui menstruatsioonid käivad, et nagu alati tampoone ja kogu aeg tampoone kasutada või alati pesukaitsmeid ja et igasugused sellised, et mõelgem nagu rohkem niimoodi, et kuidas see nagu looduse poolt ette on nähtud, et mida vähem sekkumist, seda vähem probleeme, sest vahel on naiste probleemid seotud sellise üle hügieeni või üle niisuguse nagu hoolitsemisega, kui ma võin nii öelda. No looduse poolt on meile ka loodud siis karvad sinna välissuguelunditele ja tegelikult väga paljud naised ajavad need täiesti ära. Mis funktsioon nendel karvadel on? Ma olen isegi otsinud kirjandust omal ajal, ma mäletan, et mingi ajakiri pöördus mu poole, et selle karvade teemaga, et ega seal väga head seletust ei ole, no ju siis vanajumal on arvanud, et ta kuidagi kaitseb seda piirkonda ja võib-olla selle piirkonna nahka, eks ole, et tegelikult on tal ju teatav kaitsev barjäär või selline olemas, et ta hoiab nagu mingit sellist karvade eemaldamise puhul teinekord on ikkagi, inimesed võib-olla ise oska vaadata või
ei pane tähele, et aga teinekord on ikkagi kogu see nahk väga põletikuline, ma olen seda ikka väga palju näinud, et see ei ole ka nagu hea, et siis võivad sinna veel suuremad mädapunnid ja asjad kõik tekkida, eks ju. Et kui on kõrvad eemaldatud, tekib põletik? Ta tekib just sellest, et see traumeerib, see on mikrotraumad ja selle eemaldamise, kui ei ole ka võib-olla kasutatud testvahendid koheselt pärast, et nagu selline, sest mikrotraumad, see on ju selline piirkond, mis ei ole ju steriilne meil kehal, on ju. Et need mikrotraumad, väikesed naha peal, kui nemad saavad siis bakteritega infitseeritud, siis sinna tekivad mädapunnid, vahel on need hästi sügavad, eks ju, ja võivad minna põletikku, ja jäävad ka armid, et paljudel juhtudel on ju ka armistumine. Noh, kui mõelda siin mingid filmid seal 50-ndatest, ja eks meil on kõigile võib-olla elu jooksul ette sattunud, et ei aetud ju karvu, et see on nagu niisugune trend, mis on kuidagi tulnud, ma arvan, et kuskil 90-ndatest või võib-olla tiba varem, et miks ta tuli ja selle üle on olnud täitsa ka kongressil ettekandeid, on üks selline tore organisatsioon nagu psühhosomaatiline sünnitusabi ja günekoloogia, et seal ma mäletan oli väga põhjalikud sessioonid just sellest, selline teooria või arvamus, et see tuli kuidagi läbi pornograafia, et see õige naine, et mingil hetkel hakkas olema nagu see kuvand, et see ideaal, mille poole püüelda, et see on nagu selline, vaata, et noh, nagu tütarlaps või 12-aastane, kellel ei ole karvu ja kellel on, võib-olla ei ole need naisvälisgenitaalid üldse niimoodi väljagi arenenud ja noh, sellest tekkis ju ka see suur buum, mis ka siin Eestis on, mis puudutab näiteks väikeste häbemokade nagu eemaldamist, mis on minu arvates täiesti kohutav ja see on nagu selline noh, vägivaldne siiski ja arvestades kõike. Eestis on ka seda või? No muidugi on ja et see on nagu ka, et osades mis probleeme sellega lahendatakse, mul on raske öelda, aga noh, see on ka ilukirurgide niisugune üks nii-öelda leib, et ütleme seal kõigepealt algas see karvade eemaldamine ja noh, siis järgmine on nii-öelda siis nagu see disainimine, et mismoodi minu sealsed siis huuled peavad välja nägema, eks ole, aga sellega võib ikkagi endale pigem rohkem liiga teha ja noh, ma ise kujutan ette, et kõik see tundlikkus ja ütleme seksuaalvahekorra aegne tundlikkus ja kõik see, et noh, need pinnad saavad ju paratamatult natukene ju kahjustatud ja kui noh, kellel on operatsioone olnud, et siis need ju teavad, et kui teil on nahk ära läbi lõigatud, siis see ümbert on ju siuke tuim, eks ole ju, et ega ta seal siis teistmoodi ei ole. Ja noh, muud riskid juures, et aga millegipärast jah, maailm liikus selles suunas ja seda ja noh, ongi selline, et noh, inimesed tahavad endaga teha igasugu asju ja on neil oma mallid ja püüeldakse selle poole, et siis mina mõtlen, et astuks sammu tagasi, mõtleks, et kas mul seda ikka väga vaja on. Ja teie ütlete, et siis mitte ajada neid karvu ära? No, ma ei saa seda ka nagu otseselt öelda, et igaüks on vaba tegema oma kehaga täpselt seda, mis tema tahab, on nagu minu see seisukoht, eks ju, aga et kui seda teha, et siis vaadata ikkagi niimoodi, et ei tekiks traumasid ja ei tekiks nagu selliseid põletikulisi punne ja asju, et hoida nagu sellist, no seda hügieeni või sellist steriilsust. Selle piirkonna nahk on ju muidu selline vaat kaenlaaluse ja sealt alt see nahk on ju selline nagu teistsuguse tekstuuriga, ta on nagu, ütleme, kehal üks õrnemaid, võib-olla silmade all on ka midagi sellist, et selline keha väga õrn ja väga õhukene nahk ja selline tundlik. Aga enne episoodi salvestust ühe naisega rääkides, mis ta ütles, et tihtipeale pärast vahekorda tekib nagu selline põletiku tunne või, et millest see tuleb vanemas eas? Ikkagi, jah, see on see sama, ütleme, selline mehaaniline ärritus, kuna see ureetra nimetatakse siis seda toru, mis tuleb siis põiest välja, eks ole, et see jääb ju kohe tuppe ees seina alla, et see on näpuga võib sealt tunda seda, et kui see saab mehaaniliselt ärritatud, siis võib olla, noh, see ongi nagu ärritustunne, eks ju, mis iganes limaskesta või peal. Ja kindlasti see on ka üks märk, et kui tahta seda kudet nii-öelda nagu talle sükst vunki juurde anda ja natuke paremaks teha, et siis hormoonasendusravi lokaalselt, ta imbub läbi tuppe seinaga sinna ureetra ja sinna poole. Just, et see on urogenitaalne, ehk siis nii tuppe kui põie ja selle ureetra teemade nagu aitamiseks. Aga noh, alati peab mõtlema, et ega ei ole mingid, no kui niimoodi nagu ära leeveneb ja ära kaob, et siis on ju kõik hästi, aga kui ei
lähe, siis tuleb ikka vaadata, et ega seal mingit teist haigust ei ole, alati võib ju igasuguseid kokkusattumusi olla, eks ju. Et pigem ikkagi, kui on mingisugused anomaaliad või tekivad, et pigem pöörduda kõigepealt arsti poole. No ja, et välja lülitada sellised tõsised põhjused ja siis selgub ju, et ja kui ei ole, siis ongi, seda on väga palju, on ju ka nii-öelda honeymoon süstiitis või nagu mesinädalate põiepõletik, eks ole, mis ongi nagu, osadel naistel on väga tundlik see just nagu seksuaalvahekorra järgselt, et ja vahel on ka väga vaevas inimesed ja otsivad baktereid ja paljud arstid juures käiakse tiirud ära ja ikka midagi ei leia ja siis läheb aeg edasi, kuidagi taandub ära ja aga ja teisalt ka, et ütleme, mis jälgida ikkagi seda, et piisavalt juua, et see uriin ei oleks liiga kontsentreeritud, see on ka nagu selline pinnas, et kui ei käi piisavalt pissil nii-öelda või väljas urineerimas, et siis ei ole ka seda läbivoolutust, et siis on mikroobidele jälle selline hea pinnas ja võib muidugi tekkida seal põletikke ja neid asju välja, et kindlasti mitte ära unustada juua piisavalt. Mul tuli meelde, ma lugesin, kas see vastab tõele, et pärast seksuaalvahekorda peaks naine minema suht kohe pissile. Jah, et see on ka üks variant, mida on pakutud, et just nimelt, et see nagu ära uhada, et kui seal on nagu selline ärritus või midagi sellist. No üks asi on tupekuivus, aga paljudel naistel hakkab see vahekord ju muutuma ka valulikuks. Mis selle puhul siis aitab? Nagu selle sama asjaga seotud, et kui seda märgumist ei ole ja nagu ma ütlesin, siis see valulik on just see alumine, mida naine üldse tunneb, eks ju, et on see alumine kolmandik tupest ja välisosa, et siis see on selle sama asjaga ju seotud, et ei ole sellist libedust, et selline hõõrdumise moment ja et seda võib tajuda siis valuna. Ja alustada võib alati sellest keelist ikkagi sellisest, meil on täitsa olemas apteegis nii-öelda siis küpses eas naistele selline libesti või keel, et kasutada. See lihtsalt niisutab. Et see ei ole nagu libesti, et ta on lihtsalt mingi muu keel? Jaa, ta on kohe spetsiaalne keel. Aga kas võib näiteks kasutada ka kookosõli fraktsioneeritud või mingit sellist nagu Epp Kärsin soovitab. Sina ütlesid mulle, et ta soovitab. Ma arvan, et inimesed võivad igasu asju proovida, aga kui ta ikka midagi ärritab selle peale või mehele ärritab, ärge siis kasutage, eks ole. Aga iseenesest siuke puhas kookosõli ei tee ka midagi halba. Või mingi muu õli, et ta ei tee iseenesest halba seal limaskessele midagi. Halba saab teha, seda ma ei usu, aga ta peaks olema ikkagi niimoodi, et ta ei ärrita siis kuidagi. Seda küll, ja teisalt ka niimoodi, et endale see kookosrasv üldse ei meeldi, aga kuna Epp Kärsin ütles, et seks läheb paremaks, et siis ma hambadristis seda kasutan, ma kardan, et siis võib oma seksuaalelu ära rikkuda, nii et see asi käib ikka enda järgi. Tervitused Epp Kärsinil, mul ei ole tema vastu midagi, olen minagi lingam koolitusel käinud, aga siiski, et usaldage ikka oma keha ja kui ikka mingi asi ei meeldi, ärge siis sellepärast tehke, et 5 sõbrannat ütles, et jõle vinge on, et pigem lihtsalt see, et võib ka võtta mingi naturaalse õli. Võimalikult neutraalse, kui see sobib ja seksuaaleluga. Ei ole ükskõik või avokaado. No rapsiõli, ma ei kasuta libesti. Võib-olla mitte rapsiõli, aga teepuõli ja nii edasi, et väga rahustava toimega. Ma ei saa, ütleme arstina, ma ei oska neid õlisid ausalt öeldes niimoodi soovitada, aga ma tean, et inimesed kasutavad, kellel aitab, kellel ei häiri, on ju, kellel ei ole see, et kõik linad on mingi õliga koos, et kuidas keegi, eks ole. Aga et usaldage oma keha, aga sellise naturaalse asjaga, ma ei usu, et saab endale mingit kurja teha, eks ole, et see on nagu pigem see sõnum. Aga ei pea nagu hambad ristis seksima, sellepärast, et jah, teistel väidetavalt on hea, on ju. Et see on ikka enda järgi, eks ju. No kuna me siin juba seksist räägime, doktor Pomm, Kristjan Pomm, rääkis sellest, et tegelikult meeste tervis on ikkagi otseselt seotud seksuaaleluga. Kuidas naistega on? Räägime just meie east 45+ ja sealt edasi. Ütleme, on jah tõesti sellised nagu valge raamat või ütleme terved suured nimekirjad nendest kehalistest, kui me võtame nii puhtalt bioloogiat, eks ju, et kehalistest, kas see või see sama vaagnapõhi ja ütleme südame-veresoonkond ja nii edasi ja rõõmusmeel ja ajutervis ja nii edasi, et kindlasti on seal, kui on tore seksuaalelu, kindlasti on sellel ju positiivne mõju inimese sellisele üldisele elule. Et seda muidugi, aga ütleme, seda ei saa nagu sellisena, vahel inimesed on interpreteerinud, et kui minu käest on täiesti korduvalt otse küsitud, et kui mul nüüd seksuaalelu ei ole, et kas ma jään nüüd
haigeks. Noh, niimoodi see ka ei ole, eks ole ju, et ikkagi nagu enda tunnetuse järgi ja mis sellel inimesel selle meele nagu rõõmsaks teeb, eks ju. Aga et nüüd see hakata nagu teistpidi muretsema, et siis on jälle kehvem, ma ütleksin selles mõttes, on ju. Aga see on ka selge, et ütleme vanusega võib-olla see seksuaalsus on ju nii lai, et mida keegi otsib, et kas otsitakse sellist lähedust ja kamraadsust ja ütleme mingit emotsionaalset ja võib-olla niisugust ja teisalt, kui palju seda füüsilist ja mis see seksuaalne üldse on ju, kas on see käest kinnihoidmine, võib olla ju väga selline intiimne tegevus, eks ju, või on siis nagu selline vahetult siis penetratiivne vahekord, eks ju, et see on ka nagu, et ma arvan, et sellise normatiivsuse nagu külvamine kuskilt, et et kui sa oled 70 ja 3 korda nädalas ikkagi penetratiivselt ei seksi, et siis sul on midagi nagu viga, et seda ei saa nagu niimoodi, et need ka meditsiinis ja ütleme seksoloogias on nagu see reegel, et need eesmärgid seab inimene ise. Mis on see, mis on tema norm või mille poole või mis tal siis nagu puudu on ju sellest tema ideaalsest olukorrast, et see on ja see on nagu, siin on tuhandeid eri variante, eks ju. Aga selge on see, et vanemaks saades, ütleme selline vahetu füüsiline, et oleks nüüd penetratsioon ja siin mitu korda nädalas, et see võib minna harvemaks ja võib olla sellist spontaanset iha, aga esile võivad tõusta hoopis teised nii-öelda dimensioonid seksuaalsuses, mis on just see lähedus ja ütleme see kaua koos oldud aastate selline nagu et issand, kui äge me olemegi olnud 40, mis me kõik oleme 40 aastat, mis me kõik läbi oleme teinud, eks ja et see kiht nagu on nii selline korvamatu, et näiteks ega selliste pikaajalise suhte sellist ägedust, mis inimeste jaoks on nagu nii tore, et kujuta ette noorest peast oleme siiamaani, seda nagu uue suhtega ei asenda, sest seda ajalugu nagu tagasi ei teevad, mis sidus, eks ju, kui olid nagu noorena. Nii et mis ei tähenda seda, et uusi suhteid ei pea olema või aga ärge oodake, ütleme seda sama, mis oli nagu teistes vanustes, et me peame ennast lihtsalt niimoodi aktsepteerima. Et ma arvan, et jah, et vähem normatiivsust ja rohkem usaldada iseennast ja rohkem siis pigem kuulata oma partnerit või et mis see meie tee siis nagu on, eks ju. Aga mind alati häirib, kui mingid numbrid või sellised normid seksuaalsusest tuuakse. Ainus norm ja normatiivsus on see, et vägivalda ei oleks. See on nagu see ainus piir. Pluss, et ütleme, seksuaalvahekord või selline läbikäimine peaks olema siis nagu võrdsete partnerite vahel. See on ka nagu, ütleme, selline ühiskondlik norm, et see ei ole okei, kui on 14 ja 40 aastane, eks ole. Et see on nagu see norm ja et ei oleks vägivalda, aga kõik muu on ju niisugune igal ühel on oma norm, eks ju, et ärgem nagu püstitage mingit normatiivsust. Aga muidugi on see hea sõnum, et tegelikult tervisele mõjub ju hästi igatepidi. Kõik positiivsed emotsioonid, miks mitte lähedustunne, eks ju. Väga tore. Jah, mina nimetan seda vitaminooks, ma ütlen mehele, mul on nüüd vaja vitaminoo. Tead, mis vitaminoo on? Ei. Orgasm. Nii, kas sul on veel küsimusi? Ei ole sellel teemal. Võib-olla privaatselt Kai käest mitte siin. Mina väga häbenen seda teemat, mina olen väga privaatne inimene. Nii et Kaidi õnneks täidab selle osa, et julgeb neid rohkem küsida, nii et aga tõesti suur aitäh. Ma arvan, et kuulajad said väga palju häid nõuandeid ja ka just seda, et mis hetkel julgelt pöörduda arsti poole, et mitte jääda nagu ootama, kui katsetatakse ka neid erinevaid, eks ju, mis selle nimi, Vagifem või mis ta nimi oli? Vagifem, jah. Ja ikka Vagifem. Ma ei saa öelda, et ma niimoodi soovitan, ma ütlen, et nagu see, kui on tupevaevused, siis on võimalik kasutada lokaalselt östrogeenset hormooni. Aga ühesõnaga, et oluline on see, et naised pöörduksid ikkagi naiste arsti poole. Ükskõik, milliseid siis abivahendeid nad üritavad või katsetavad enda jaoks, et kui on ikkagi vaevused ja probleemid, et siis pigem nagu tulla naiste arsti juurde, et välistada mingid tõsisemad asjad, et saaks õigel ajal jaole, eks ole? No ma arvan muidugi, aga see ei tähenda seda,
et nüüd iga kuu peab käima, eks ole, Jaa, ei, aga no muidugi. ütleme, vahel ei ole inimesed käinud 10-15 aastat, et võib-olla see on ka teine äärmus, et ikkagi mingi, seda ei ole maailmas välja õigatud, et mis see optimaalne sagedus on, see sõltub ju ka väga, mis inimesel on olnud ja kuidas tema tervis on olnud, eks ju. Et aga seal paari aasta jooksul ikkagi võiks korra võib-olla tulla ja teisalt kui märgatakse mingeid muutusi, aga muidu ma tahan rõhutada siiski seda, et kui meil toimub selline lihtsalt vananemisega, kõikide keharakkude, me ju teame, et seal toimuvad muutused, me märkame seda, et see erinevad haigused sagenevad, millessegi me sureme, enamasti on see südame-veresoonkonna haigused, see kõlab nii võõralt, aga me räägime siin infarkt, insult ja seda tüüpi asjadest, mis tulenevad sellest, et veresooned lihtsalt lupjuvad ja saavad pihta, eks ole. Et kui meil see, ütleme, vananemisega seotud muutused on nii-öelda nagu lineaarsed, siis vot selles paar aastat enne ja pärast seda viimast menstruatsiooni naistel tegelikult toimub niisugune akseleratsioon või kiirenemine mitmetes muutustes. See võib olla vererõhk, see on veresuhkur, see on rasvad siis veres, ütleme, nimetatakse düslipideemia, eks ju. Et nagu see on seesama keharasva ümberpaiknemine on ju kaalutõus ja niimoodi, et need on kõik need niisugused taustafaktorid, mis seda südame-veresoonkonna ja ütleme ka vähirisk ja kõike seda mõjutavad. Nii et tegelikult selles mõttes on nagu minu sõnum see, et see periood on see, kus ikkagi vaadata üle ja saada aru, kus mina olen oma nende näitajatega, sest tihti ei ole vaja üldse arsti juurde tulla, aga siis on võib-olla just need ülemineku ja vaevused ja tegelikult selgub, et inimene ei teagi näiteks oma vererõhku, ta ei tea oma kolesteroole, ta ei tea oma veresuhkrut, et ta ei ole nagu, kuna midagi ei tunne, ta ei ole, mis ma seda arsti ikka tülitan, on ju, ja nii. Õnneks on meil nüüd need töötervishoiuarstid siiski väga paljudes kollektiivides ja ütleme, mingi kaardistamine ju tehakse ja teinekord ka väga põhjalik tehakse ära, et mul on väga hea meel selle üle, aga et see need paar aastat enne ja pärast, et ta annab nagu mingi hoo ja siis edasi läheb jälle kõik niimoodi nagu vananedes läheb niimoodi vaikselt ja lineaarselt. Aga see periood on jah tõesti, et see taustsüsteem nagu äkki võib muutuda, kuidas kellelgi, aga ta muutub sellises lühikeses ajavahemikus, nii et see on nagu see võimalik aken, kus siis nagu vaadata oma asjad kõik üle ja mõelda, et mis korrektuurid ma teen, et mul nagu oleks siis 86-aastaselt läheksin ka seenele ja teeks ujuma ja võtaks veel kontserdile ja võtaks veel palju muid asju ette. See oli siis see aken on see 40-ndates, 50-ndates. No ma ütleksin, et kuna me seda menopausi aega ju täpselt ette ei tea, aga 45-55 on ta, ütleme, aga ta toimub ikka paar aastat enne ja pärast seda viimast menstruatsiooni, nii et eks ta sinna kuskile jääb. Aga tõesti, et seal nagu selline taust nagu kiiresti muutub ja just selles suunas, et ta võib nagu hoogu anda nendele südame-veresoonkonna ja ka miks mitte siis, ütleme, vähitemaatikaga haigust. Mida teie ise teete, et te 80, 90 või 100-selt oleksite reibas ja virge? Mina teen kõiki neid asju, mis teadus on kirjutanud ja ikka loen, mida kolleegid, ütleme, kardioloogid kirjutavad seal, Margus Viigimaa ja nii edasi, et püüan nagu seda järgida, sest millessegi sa pead ju uskuma ja ma arvan, et kui teadus praeguseks nii palju teab ja nagu nii paljude uuringutega ja ütleme erialadelt nagu ära tõendanud, et siis millessegi ma pean ju uskuma, aga samal ajal ma usun ravimtaimedesse ka, kui meil oli siin ennem jutt, et minul on oma kummelivarud on mul absoluutselt alati olemas ja ka väga mitmed teised, nii et selles mõttes ma olen ka seda ja mul on väga hea meel, et Eestis, seda ma ei ole paljudes maades näinud, vist mitte kuskil mujal, et Eestis on apteekides ikkagi kõik ravimtaimed ripuvad täpselt sama väärselt nagu ravimitega seal riiulites, et selle üle ma olen hirmus uhke, et meil see traditsioon on säilunud. Aga lisaks ravimtaimedele tooge veel paar näidet, mida te ise teete? Mis ma ise teen? Näiteks täna mul on tunniajaline trenn tehtud, mulle väga meeldib, ma olen peaaegu sõltuvuses, et natuke oma lihast hoida, kui ma ei saa, ütleme, ei ole mulle sobivad ajad minna kuskile, siis ma püüan vähemalt iga päev kõndida, mul alati ei tule välja, aga ega ma enda vastu olen leebe, et täna ei jõudnud, siis lähen või vaatan näiteks, kui ma
mingi päev võib-olla teinekord ka ju sa koristad näiteks terve päeva, siis on ju ka nii, et trenn on tegelikult tehtud, et sa oled ju teinud füüsilist, et eile õhtul mul oli väga-väga pikk päev ja selline väga palju istumist, siis ma mõtlesin, et ma päris nii ei saa, 9:30 läksin veel, viskasin lund, seda peaaegu olematut lumekihti, mõtlesin, et ma saan vähemalt natuke lund visata, et ma saan olla värskes õhus ja natuke oma kere liigutada, et ja suve ajal ma ise püüan, kui ma ei lähe kõndima, no kaua sa ikka kõnnid, siis ma sõidan rattaga, mulle väga meeldib, et teen oma tiirud ja et selles mõttes ma püüan vaadata, aga ma ei ole niimoodi, kuidas öelda, ei stressa selle pärast, ma püüan vaadata nii, et mul nagu mingisse, vot selle söömisega on samamoodi, et nagu pikemat ajaperioodi, et näiteks selle 2 nädala jooksul, et võib-olla mingi hetk teed nagu iga päev rohkem, siis jäävad mingid päevad vahele, et olla enda vastu leebe, aga vaadata nagu seda suurt pilti, et ma ikkagi püüaksin nagu enam-vähem teha neid asju, mis siis nagu teadus ette näeb. Ja söögiga samamoodi, et mulle hirmsasti meeldib süüa, aga siis ma püüan näiteks nüüd, kusjuures kui mu laps oli väike ja üldse ma olen väga halb söögitegija, aga viimastel aegadel, kuna meil töö juures ei ole mingit võimalust kuskile sööma minna, siis kõik need viimased aastad, juba üle 10 aasta, ma pean iga päev võtma söögid kaasa, nii et see distsiplineerib seda, et ma pean kogu aeg siis ise mingid söögid tegema, et ma ka julgustan ikkagi seda, pigem püüda ikkagi kodus teha, nii et sa ise tead, mis mõnusad asjad sul seal on. Ja teine asi, ütleme see 45+, et ma leian, et mis on hästi oluline, jälle kui me mõtleme sellele muude maade ja maailmate kogemusele, et me ju tuleme ikkagi oma trendidega nagu siin 5-10 aastat hiljem, et see vanemate eeskuju selle kodusele söömisele, et mis mõju või ka vanavanemate, et kui ise ei viitsi, mõelge laste ja laste peale, et te annate selle mustri, te annate need maitsed ja teine asi, mis ma arvan, mida ma näen ka enda ümber, kellel on väiksed lapsed, et tuleks igasugu nutindus söömise ajal ära võtta. Tähendab, söömisele peab lapse east suutma keskenduda, et süüa kõiki asju, et olla kohal nende maitsetega. Sest ma olen näinud väga äärmuslikke ja ma mõtlen, miks see vanem paneb, tema lapse refleks on see, et ta vaatab mingit ekraani ja see söömine on niimoodi ja sellest on jäänud menüüsse võib-olla 5 asja ainult, mida ta üldse sööb. See on sellepärast, eks ole, et meil peab ju ajus tekkima ka mingid seosed nende söökide, lõhnade ja maitsetega ja see jääb meil ju eluks ajaks. Ega see nii on, et ma kutsun väga üles küpsemas eas inimesi mõtlema just sellele kodusöömisele ja selle mõjule oma järeltulevatele põlvkondadele, sest sellega me tekitame ju selle keha. See on ju puhtalt, mis me oleme ju see, mis me sööme, on ju vana tõde, on ju. Vana tõde. Aga suur tänu, doktor Haldre. Me oleme väga tänulikud, et te selle aja leidsite ja meil oli väga huvitav. Aitäh kutsumast.